Tere kõigile. Mikrofoni ilusti kostab, eks ju. Et veel häält juurde. Nii. Ja siis illustratsioonifestivalil minu arust suurepäraselt tasub arutleda ka raamatukujunduse üle, kuna ka raamatus on väga tihti illustratsioon ja et kuidas see illustratsioon sinna jõuab. Milline on üldse ilus raamat? Kas see on maitse küsimus või on see pigem objektiivne arvamus ja milline on üldse üks ilus raamat ja kas sellel on mingid rusikareeglid ja nendest kõigest teemadest üritame täna rääkida ja kindlasti tuleb siit publikust veel küsimusi ja siin omavahel arutledes tekib veel mingid mõtted. Millest siis algab illustreeritud raamatu teekond? Et kas tihti on algimpulsiks pigem kirjastuse soov? Kirjastus saab näiteks käsikirja ja mõtleb, et kes võiks seda illustreerida või on see pigem kirjanik tuleb juba valmis illustraatoriga või on hoopis vahest niimoodi, et illustraator tuleb, tal on mingid toredad pildid ja otsib sinna teksti juurde. Kuidas teie kogemus? Kes soovib alustada? Ester, kuidas sa kirjastajana näiteks või kirjanikuna? Jaa, no kirjanikuna on mul tore kogemus sinuga, et tekst hakkas valmis saama ja hakkasingi otsima illustraatoreid. Ullaga me isiklikult veel ei tundnud ja kuidagi sattusin Ulla Instagrami lehe peale ja sattusin nende piltide peale, mis ma ütleks, et ei ole nagu sinu kui kõige tuntum käekiri, eks ju, ja mulle just need kõige rohkem meeldisid ja meie koostöö läks niimoodi lahti. Kirjastuse poole pealt mul on kaasas üks raamat, millest me võib-olla hiljem ka räägime, aga et raamat võib alguse saada ka kirjastuse initsiatiivist, et on tunne, et mingisugune teema on turult puudu, et me tahame sellele luua kodumaise teksti ja kodumaised illustratsioonid ja puändile on ka kirjutatud illustraatorite poolt, meil ei ole alati kohe midagi pakkuda, aga me jätame need kontaktid alles, aga vist kõige levinum on see, et autor ja illustraator on juba enne kirjastuse juurde minekut üksteist leidnud, et nad on kuidagi ära tunnetanud, et nad sobivad oma vahel. Siit ma võib-olla annaksingi Antile korraks sõna, et kuidas sa kirjanikuna, kuidas sina oled oma illustraatoreid leidnud, kuna sul on minu arust enam-vähem kõigil raamatutel erinev illustraator välja arvatud Pärdil ja sellel Labürindilool on sul sama illustraator, aga kõigil teistel Alvar on ka sul 2 raamatut illustreerinud, aga kõik, sulle meeldib nagu katsetada, et kuidas sa leiad oma illustraatorid? Ja mulle meeldib katsetada. No mul on enamasti nii, et kui ma kirjutan käsikirja, kui ma kirjutan mingit teksti, mul hakkab võrdlemisi kiiresti hakkab tekkima mingi ettekujutus, kuna ma katsun ennast hoida kursis, aga ma olen kursis üldiselt Eesti illustratsiooni pildiga, illustraatoritega, kes on avaldanud. Tahaks olla rohkem kursis ka illustraatoritega, kes ei ole avaldanud nii palju või kes teevad nagu, mitte ainult, kes teevad pigem muud kui raamatu illustratsiooni. Ja selles suhtes väga tore, et näiteks täna siin festivalis selline võimalus on olnud. Ja mul siis, kui mul see mõte nagu tekib, mul tekib võrdlemisi kiiresti nagu ettekujutus, kes võiks seda raamatut illustreerida selle järgi, teadmiste järgi või selle ettekujutuse järgi, mis mul peas on. Sellega võib muidugi orki lennata õudselt, sellepärast, et sa kujutad ette, et siis see kunstnik nüüd mulle sobib, eks ole, ja siis tema teeb nüüd niimoodi, nagu ta näiteks seal tegi tollele teisele, eks. Aga ta võib-olla ei taha üldse niimoodi, ta tahab võib-olla ka midagi uut katsetada, eks ole. Aga üldiselt on olnud nõnda küll, et kui ma olen siis ise ühendust võtnud tõesti alati ise, et kirjastajad ei ole mulle välja arvatud ühel puhul, mis lõppes ka suurepärase töövõiduga, see oli Ullaga. Meil üks väike raamat aastaid tagasi, Kojamees Urmas,
aga muudel juhtudel jah, ma olen ise kirjutanud, võtnud kontakti kunstnikuga ja ma pean ütlema, et 100% nendest kordadest mul on see minu intuitsioon ei ole mind petnud, et ma olen alati saanud kunstnikult positiivse vastuse, et jah, ma tahan sellele teha. Ehk et see minu ettekujutus, et just tema võiks seda teha, see on nagu kinnitust leidnud. Et jah, ja noh, lõpptulemusena ongi see, et autorina ma tean nagu väga hästi, mida ma tahan, eks ju. Mul on see ettekujutus korraga nagu väga selge peas, aga samal ajal ma tahan, et ta mind üllataks, eks ole. Ja see on mingi selline nagu mingi sisemine väike selline võib-olla konflikt, eks ole, et ühelt poolt sa tead väga täpselt, mida sa ootad, teiselt poolt sa tahad, et ta sinu ootusi kuidagi moodi ületaks. No võt ületamine ja allajäämine, see on jälle nagu see on mingi teine diskursus, eks ole, et sa tahad, et ta teeks midagi natuke teisiti, eks ju, kui see, millega sa justkui oled väga harjunud, et okei, vana hea, eks ju. Selge. Aga Anne, sina illustraatorina, kas sa oled vahest võtnud initsiatiivi enda kätte ja näiteks öelnud kirjanikule, et teeme koos raamatu, ma tahan sinuga koos raamatut teha või mul on näiteks üks kindel idee, kellele ma tahaks midagi sellel teemal väga illustreerida, aga mul ei ole veel kirjanikku. Tere kõigile! Kuulan teid ja mõtlen veel selle küsimuse peale, et kust saab üks raamat alguse ja mõtlen, millest muust te räägite kui armastusest. Et see küsimus võiks olla, kust saab alguse armastus, et kas see on, kes helistab kellele, kus kohtutakse, kas tema teeb esimesena ettepaneku või see teine. Kuulen Tõsi, ma julgesin ühendust võtta, sellest sündis midagi, mul oli ootus, et see ületaks. Kuule, aga äkki see on mõte teha mingi selline Tinder? Et saaks illustraator ja kirjanik ja kirjastaja kokku? Ma ei oska öelda, võib-olla see toimib. Ma olen eelmiste aegade inimene, et vahest see energia on tunned ära ilma selle ekraanita, sest ma tean, et nii palju kui Tinderis on edulugusi, on ka pettumusi. Aga jaa, ja mina mõtlen siis, et see on jah, nagu armastuse lugu, mis võib olla tuua nagu tulla sul ellu ootamatult, aga ka väga planeerituid on olemas. Nii ka minul, et on olnud julgeid kirjanikke, kes on võtnud ühendust. Ma olen ise olnud teinekord kuraaži täis ja helistanud kellele ma elus ei julge helistada, aga vahest see idee kannustab tagant ja see on vilja kandnud. Et selles mõttes arvan, et reeglit ei ole, et kõik, kes sellel põllul tahavad tegutseda, et olge lihtsalt julged ja see, kuhu poole süda kisub, ju see on õige tee. Ja ma arvan ka, et Eesti on nii väike, et me ikkagi enamus inimesi sellel erialal tunneb üksteist või vähemalt teab nägupidi, et kes on kes, et siin ei ole mingid selliseid tabusid, et see on nüüd mingi kohutav staar, et tema juurde ma küll ei julge jutule minna, ei ole sellist asja. Võib vabalt ka Andrus Kivirähule kirjutada. Ma arvan, et ta ainult rõõmustab selle üle. Ta ütleb küll ei, aga tal on ikkagi hea meel. Aga kuidas siis üldse, kui on juba raamat tegemisel, siis kui palju näiteks annab kirjastus oma kirjanikule ja illustraatoritele loomevabadust ja kui palju ta tahab ise sellesse sekkuda, et seda natukene suunata, võib-olla tegemise käigus saab aru, et võib-olla see ei ole päris see, mida me mõtlesime, et kas minnakse nagu selle mõttega kaasa või üritatakse seda natukene suunata? On sul kogemus selle teemal? No nagu kui minna seda armastuse märksõnaga edasi, et siis ei ole suuri piiranguid, sest kui me oleme selle otsuse juba kirjastusena teinud, et me soovime seda raamatut, siis tegelikult ikkagi on suur vabadus nii autoril kui illustraatoril. Muidugi me oleme seal protsessis kaasas, sest see on meile huvitav ja meil on tunne, et autoril ja illustraatoril on võib-olla ka seda vaja, aga me oleme pigem seal kõrval, et see on selline usalduslik suhe, et ei ole veel olnud korda, kus on vaja sekkuda või öelda stopp, et
võib-olla ka see, et meieni jõuavad üsna küpsed käsikirjad juba, et nad on tegelikult üsna valmis. Et ja hästi usalduslik suhe, et see on suur koostöö ja nagu suur austus selle loomingu vastu, sest iga raamat, mis jõuab poeletile, on autorile ülitähtis tegelikult, et see ei ole üks millestki reast, vaid see on üks suur ja väga oluline teos tegelikult. Aga siin raamatu juures on selline suur koostöö, ühisloome nii-öelda, et siin ühel hetkel sekkub ka kujundaja, et kui palju on nagu kujundajal öelda raamatu tegemise osas, et ettepanekuid või et mis teeb ühest raamatust hästi kujundatud raamatu, et mis teeb sellest nagu sa saad käsikirja on ju ja sa hakkad sellest seda layout'i tegema, et kuidas seda teed? Tere. Siis mulle nii Jaa, sulle Marja, jaa. Hoia seda mikrofoni ilusti. Et mina ütleks, et vist äkki kujundajatele üldiselt meeldib olla kaasatud hästi algusest peale. Et kui see kõik alles sünnib, et siis saaks nagu kuulata sellist otsesisendit. Ja kas ma ikka läks liiga kaugele, jah? Et see võib olla täiesti pikk protsess. Meie kogemuse järgi võib see olla isegi mõni aasta pikk kesta ühe raamatu tegemine, et see kuidagi sujuvalt läksin praegu selle aja juurde. Mõtlen, et see on üks asi, mida teinekord oodatakse, et hästi ruttu oleks vaja nüüd, et meil on varsti läheb trükki ja meil oleks vaja nüüd müüki saada see raamat jõuludeks. Aga tegelikult võib see minna alles 3. aasta jõuludeks müüki. Et jah, et meile meeldib olla nagu olla koos ja mõelda koos ja teha seda koostööd. Et see vist oleks meie poolt see märksõna. Aga kui suur osa, ma kohe kasutan ära, et sa räägid juba ja sul on mikrofon su juures, et kui tähtis on roll on näiteks sellel, et raamatu jaoks on valitud õige fond, et selle fondi suurus on õige, et on õiged veerised, et mis teeb sellest raamatust vaata loetava on ju, mille peale võib-olla minusugune inimene ei pruugi tulla või reainimene, et sina näiteks tead neid asju, et kuidas sa selle protsessi läbi käid, et sul on kindlasti mingi oma kogemus, aga. No jaa, aga üldiselt on ju nii, et see sisu hakkab dikteerima natuke seda ja neid valikuid ka ja tehnilise külje pealt see on nagu elementaarne, et need loetavused ja kõik need peab disainer siis vaatama ja seal on nagu, see on jällegi selline asi, mida saab siis koos otsustada, et kas see on mugav kõigile, et see ei käiks nagu kiiresti. Aga lõppude lõpuks see, millise fondi täpselt valid, et see ikkagi ei ole nii, et ma diktaatorina ütlen, et see peab nüüd see olema, aga see. Aga võiksid olla vahest, seda ma arvan, oleks kasuks. Ja need kogemusi on igasuguseid, aga jah, et ideaalis ikkagi kõik see vorm tuleb sisust ja see peaks tulema vestlustest ja Ühesõnaga koostöö, veel rõhutame seda, et koostöö on hästi oluline, aga raamatu üks hästi suur osa, mis võib ka raamatu olemust täiesti muuta nii positiivses kui ka negatiivses suunas, on paber ja paberi valik on ka ülioluline, et kuidas siis leida näiteks õige raamatu jaoks õige paber? Kersti? Jaa, siin on kujundajad, illustraatorid, kes tunnevad hästi ise paberit ja oskavad valida kindlasti Marje, kellel on väga pikaaegne kogemus ja ma tean, et kui vahel on, et midagi ta ei tea, siis ta ikkagi küsib minu käest. Aga siin on nii erinevad variandid ja see koht, kus mina töötan, Pabrik, ongi loodud selleks, et oleks võimalus tulla kõigil osapooltel ja vaadata läbi ka see paberivalik. Aga tihtipeale satub sinna üks osapool,
vaatame kõik variandid üle, mõtleme läbi, et mis haakub sisuga ja siis ka kujundusega. Ja siis käib lõpulause, et ma nüüd vaatan, ma nüüd räägin läbi kirjastajaga ja ma räägin veel läbi illustraatoriga, et kas õnnestub nagu neid materjale valida, mis tunduvad parimad. Teinekord tullakse koos kirjastusega, see on kõige parem variant, siis saab kiiremini ja kõik osapooled saavad koheselt aru, miks sellised valikud tehakse. Sest kui valimas käib ainult üks, siis tal on nagu hiljem raske põhjendada, et miks see paber valiti ja miks pärast see raamat nüüd kogu tiraaž 37 € kallim tuleb. Täpselt, ma tahtsin öelda, et ühel su koolitusel oli, et tegelikult see paberivalik nii palju seda hinda ei mõjuta, et see sõltub, tähendab kogu raamatu hind ju koosneb ka trükihinnast ja kõik muu, mis sinna eelneb. Ja paberi hind mõjutab siis, kui on tiraaži lõikes, et väiksem tiraaž mõjutab vähem paberi hind ja mida suuremaks läheb seda rohkem. Aga täna hommikul ma ka seal oma esitlusest tõin välja selle, et seal siuke 300 tiraažine raamat mõjutab nii vähe see odavama ja kallima paberi valik, et sel pole lihtsalt isegi küsimust, et kas ta maksta või mitte. Kas sellest sinisest paberist ka räägib? Jah, aga see on see juhus, eks ju, kui üldse ei mõelda, mis paber tuleb. Kõik on väga ilus kujundus, ilus illustratsioonid ilusad. Minnakse trükikotta ja trükikoda pakub mul paber välja. Mis te arvate, mis ta pakub? See, mis laos on, see kõik see odavam paber, eks ju, millel on seda optilist valgendusainet sees, mis annab sinaka tooni paberile, mis on kriiskav valge, mis ei ole hea silmale lugemiseks, mis mõjutab ka trükivärve omakorda. Ja lõpptulemus ongi see, et kui sa võtad kätte raamatu tarbijana ka, sa ei oska nagu lahti lüüa neid detaile, et miks üks tundub hea, miks teine ei tundu, just nagu sisu osas käe vahel viskad pilgu peale, et need on nii väiksed nüansid, et neid ei oska keegi kirjeldada, aga see on tunnetus. Ja teine moment veel, mis on kaaned. Et kaan on ju see esimene, mis tähelepanu püüab ja hästi levinud variant on, et smükk ehk 4 värvi trükis tuleb kujundus, laminad peale ja need näevad suht ühesugused välja, aga variante on palju rohkem, mis ei pruugi üldse kallimad olla. Nii et sellepärast nagu on hea need asjad ennem läbi mõelda ja teinekord see aeg, et tulla sinna korraks konsultatsiooni ja pabereid vaatama, tasub igati ära ennast, kui see, et pärast hakkab kõik lappama, et kas ei ole seda paberit saada või ei ole mingil muul põhjusel ei õnnestu enda tehtud valikuid kasutada. Mul lihtsalt tuli enne meelde, et see sinine paber ja siis see fondi küsimus, et need on täpselt sellised asjad, mida keskmine inimene, kes pole üldse kursis nende valikutega või milline see raamat võiks olla, mis see mugav on, et siis ta võib-olla loeb ja tunneb, et midagi on valesti, aga ta ei oska seda öelda, et miks talle ei meeldi see, kuigi meie lähme poodi ja vaatame, et mis siin tehtud on. Aga... No võtke, see ongi see erialane kretinism on ju, mida meie sugused või isegi mina ei saa, isegi mina, ma olen mingi määraja siin, aga ma ei ole nagu nii igapäevaselt kursis selle kujundus teemaga, eks ju, ma rohkem joonistan või müün seda raamatut, aga ikkagi tunned nagu ära, et samamoodi nagu need tihtipeale need hästi kujundatud raamatud jõuavad sinna 25 või 5 kaunima raamatu konkursil, eks ju, auhinnalistele kohtadele, et kas saab niimoodi rusikareeglit jälgides öelda ka, et mis on siis mis teeb siis sellest raamatust selle kaunima raamatu, et kas see ongi see paber, see õige font, see ilus illustratsioon. Mina ütleks, et tervik, kõik kokku, alates toimetaja kirjastuse tööst kuni lõpuks sinna paberi ja trükini välja, et kõik lülid peavad olema perfektsed, siis tuleb. Et ma tahaks selle kaunimate raamatute konkursi koha pealt ka öelda, et seal ei pea tegelikult olema 25 raamatut, see võib ka vähem olla minu meelest. Võib ka rohkem olla, rohkem, lihtsalt, et see kuidagi on see traditsioon, see 25, aga ei pruugi alati olla, et kõik need 25 on nagu
aga kas sulle tundub, et meil on aeg nagu vähemalt kui vaadata Soomes seda kaunimate raamatute konkurssi, et seal on veel eraldi nagu õppekirjandus ja siis seal on eraldi aimekirjandus minu arust ja isegi luuleraamatud on vist eraldi. Et kas oleks ka nagu mõtet kuidagi ühel hetkel liikuda nagu sinnapoole, et see liigendus oleks natukene suurem või ilmub meil siiski nagu nii vähe raamatuid, et see liigendus on seal olemas tegelikult, et On, žürii jälgib seda lihtsalt, et ma ei tea, kas ta sinna lõpukataloogi märkimist jõuab, aga reastatakse nad tõesti selle järgi, et see on, vaadatakse. Aga mina võrdleksin võib-olla seda teemat, see on, me ennem proovisime Antiga siin ülikondi ja millegipärast otsisime just Prantsuse vintage ülikondi. Millegipärast seostub see aeg, et siis olid asjad head ja stiilsed. Ja kui me nüüd raamatute maailma lähme, eks ju, et see on nagu ülikonna puhul, me ei saa öelda, et ülikond on siis hea, kui nööbid on head või kui vooder on hea. Tõsi, et see on hea võrdlus. Ülikond peab istuma hästi ja tegema sind elegantseks. Et see raamat, kui sa selle hoiad, sa saad aru, see on minu raamat, mulle sobib see ja siin võib olla ka erinevus, et seda ka ei ole, et on üks raamat ja see meile kõigile meeldib ühtemoodi, et me liigitame ta parimaks, eks ju. Lapsele meeldib üks, täiskasvanule teine, maitsed on erinevad, aga see peab sulle sobima. Et selles mõttes on õnneks raamatuid nii palju, et igaüks, ma usun, on leidnud nii mõnegi raamatu, mis neile täiega sobib. Nad tahavad seda omada, see on see raamat, mida sa ei taha raamatukogust võtta, vaid sa tahad seda omada. Sa tahad, et see oleks sul lähedal, sa tahad teda aeg-ajalt võib-olla välja võtta, võib-olla lugeda, võib-olla vaadata. Silitada. Mulle meeldib niimoodi mõelda. No see on tõsi selles mõttes, et sul võib olla nagu väga-väga hea tekst ja suurepärane illustratsioon ja sa võid kogu selle terviku nagu niimoodi ära rikkuda kujundusega. Sul on vale paber, sul on InDesainis ei ole pandud seda rida niimoodi, et sul on read on eri kõrgusega ja üldse nagu kaas on tehtud samale paberile, mis sisu ja nii edasi, et see on ikkagist ülioluline, et kõik teavad, kõik need inimesed, kes teavad, mida nad teevad seda õiget asja selle raamatu juures, et aga Eesti raamatuaasta on meil see aasta. Et mis on teie siis ütleme karjääri jooksul on raamatukujunduses läinud paremaks näiteks, et mis on võrreldes näiteks mingi 20 aasta, 10 aasta taguse ajaga, mis on läinud paremaks, kuidas Eesti raamatul praegu läheb? Kujunduse mõttes näiteks või paberi mõttes? Mina näen päris palju neid raamatuid, kuna minu juures käiakse valimas, et siis ikkagi viimaste aegade märksõna on see, et pööratakse hästi palju tähelepanu kaanele ja need kaaned püütakse siiski teha eristuvad ja erinevad köitetüübid ja lahendused, kõik need lahtised seljad, Šveitsi köide, hästi avanevad raamatud, et mitte ei vaadata ainult seda sisupaberit, vaid ka just seda, et milline ta välja näeb ja kuidas tema toimib. Et see on küll viimaste aastatel juurde tulnud ja üldse nagu kui trükisest rääkida, siis täna on raamat see, mis ei ole kaotanud oma mahtudes, et kõik muu trükis, mis on selline perioodika ja reklaamitrükis, et see väheneb drastiliselt, aga raamat õnneks ikkagi kestab ja on aru saadud, et see peab olema hea ja välja nägema ka selline, et ta inimese pilku püüab, et see trend on tõesti näha. See on hästi lahe ja, et see tunnetus, et see on vastutus anda välja üks raamat, et see on tugevnenud, sest mõelge niimoodi, et ühel päeval, kui me oleme kõik siit maailmast läinud, jäävad raamatud ikka veel siia. Ja sellepärast peavad nad olema mitte ainult ilusasti tehtud, vaid nad just nimelt, nad peavad ka ajas vastu pidama, et need järgnevad põlvkonnad saaks teada, mis sel ajal siin tehti, kuidas oldi. Sest et mis oligi, et võib-olla siin nõukogude ajal, eks ju, kui see materjal oli nagu ta oli, et jube kahju on, et mõned väga head illustreeritud raamatud
no mis me võtame, lumivalgeke kasvõi, eks ole, või mingid siimaškopi asjad, nad on täna nii närtsinud, sest nad on nii imeõhuksel paberil nende pehmete kaantega, eks. Et nad on väärtused, mis võiksid ju kesta põlvest põlve, seda ei peagi ümber trükkima, eks ole, kui ta on hästi tehtud, et selles mõttes see vastupidavus ka just selle koha pealt, et nagu sa ütled, on raamatu aasta, meil on 500 aastat olnud Eesti raamatud, see on nii suur aeg, eks ju, mitu inimpõlve mahub sinna ja need raamatud on alles, eks ju, et me saame ajalugu näha, ehk siis, et raamat kannab meie kultuuri, ta ei ole ainult ühe päeva liblikas ja siin peaksid kõik need osapooled, mitte ainult paber või trükk, aga samamoodi nii kirjutaja kui kujundaja, illustraator võtma selle vastutuse, et ka see küsimus, kas ma pean alati kõike välja andma, sest et see kestab nii kaua ja ta jääb märgina ülesse. Et see on hea, et see raamatu aasta on tulnud, et selle kõigele tähelepanu pöörata, sest et ta on tõesti nii suur amps meie kultuurist, see, mis vormib meid inimesena, meie noori, lapsi juba, eks ju, et selles mõttes ülioluline. Jah, lasteraamatu illustratsioon on veel eriti iga päev tunnen seda vastutust, kui illustreerin sina samamoodi ilmselt, kuigi ma otseselt ei mõtle seda, et kes seda raamatut pärast näeb või loeb, et aga ikkagi nagu alateadlikult, et üritad ikkagi anda endast parima nii palju, kui sa saad, eks ju, et ja ikkagi see tuleb nagu tihti oma pere ja tervise arvelt, et saab need ikkagist head asjad välja antud. Ja see vastutus ka kirjaniku või siis kirjastaja ees, et sa ei saada talle päris sellist esmast skitsi, et ikkagist teed natuke tööd sellega. Ja kirjastuse enda nagu vastutus samamoodi, et iga nagu otsus, mis on välja antud, on tegelikult kaalutletud, et kas see on vajalik lisandus täna, eks ju, ja mis selle nagu sisu mõju on. Et kui sa selle kaane lahti teed, et tegelikult ju see sisu hakkab sinuga kõnelema ja see sisu jääb sinuga, et ma ei tea, kui palju raamatuid, kui me ei räägi nendest kohvilaua ilusatest raamatutest, ostetakse lihtsalt, et on ilus. Et ikkagi ilukirjandus ja lasteraamatud sisu kõneleb sinuga samavõrd kui need illustratsioonid. Aga siin kohvilaua teostest ja muudest teostest rääkides, et ja sa Kersti mainisid ka kaant või ka raamatu kaant, et kui oluline on üldse raamatu kaas, et kas sellesse tasub panustada või mitte? Kindlasti tasub, et kuna minu stuudio asub samas majas, kus Rahvaraamat seal Telliskivis, siis ma ikka aeg-ajalt käin neid raamatuid vaatamas ja nende kaante kujundusi, materjale, mida on kasutatud. Ja tõesti, on raamatuid, mida kohe märkad ja teinekord on see nii lihtne see kujundus, aga seal on äge värv või kaks ägedat värvi, mis tähelepanu tõmbavad ja ei ole vaja karta, et raamatu kaas kulub, läheb katki, et kui on õiged materjalid valitud, ei pea tingimata olema ta lamineeritud. Et ükstaspuha, kes minu juurde tuleb ja hakkab seda laminaadi juttu ja ma mõtlesin, et ei. Et mis siis, kui natukene kuskilt servast hiirekõrv tuleb või sa mainisid ka, et need raamatud, need vanad ei kesta, et seal on tegelikult see probleem, et need olid hommikuses loenguses, ma rääkisin, et oli paberist, mis on mehaanilisest massist. See on nõrkkiud ja seal on see puiduligniin, mis omakorda pidevalt lagundab tselluloosi kiudu, lühidalt öelduna. Et täna ma enam kellelgi ei soovita sellist paberit, vaid sellist, et mis oleks ajas püsiv ja sama ka kaante puhul, et see ei pea olema kõva ja lamineeritud. Ta võib olla kõva ja kõva kaas ka, eks igat moodi pehmed kõvad, aga just see laminat on see, mis tegelikult rikub ära selle mõnusa tunnetuse. Ja peavad vastu küll raamatud. Mina tahan ka toetada seda mõtet, et raamatut ei pea tingimata ei pea eesmärgiks võtma seda, et see kestaks igavesti, eks ju, et kui meid enam ei ole, muidugi Anne väga ilusasti seda mõtet väljendas, et raamatud elavad meid kõiki kindlasti üle,
aga kui nad meid ka üle elavad, siis see, kui nad on kapsad, see annab neile mingis mõttes just nagu väärtust juurde või noh, mina, kui ma valin nii palju, kui mina saan otsustada, eks ju, kirjastajana, väike pisikirjastajana, ma saan ka otsustada õnneks, et näiteks just nimelt kaanematerjali ja niimoodi, siis ma ei tee endale sellest probleemi, kui mulle öeldakse näiteks, et oot, ära nüüd võib-olla päris selle valge peale mine, et see ju määrdub sulle ära või siis nagu ära vali mingit, siin on nojah, näiteks, eks ole, taaskasutuspaber või siukene värk, et või noh, siukene, mis kergelt kortsub või kergelt võtab nurgad hiirekõrvule ja nii edasi, et minul kuidagi, kui ma enda raamatut nagu kuskil kodus näen ja ma näen, et on ikka korralikult kapsaks loetud, see minu südant rõõmustab isiklikult ja ma olen kindel, et ma ei ole ainus selline autor. Ja noh, jah, ma ise ka raamatutega nagu kuidagi noh, ta objektina ei ole mulle nagu selles mõttes püha, et ma loeks teda nagu valged kindad käes. Jah, et ma olen ka öelnud, et mis siis, kui tuleb mõni väike määrdumine või plekike, sest et üks soov on alati, et oleks keskkonnasõbralik. Ma ütlen, paber ongi keskkonnasõbralik, üleni. Ja siis teine soov, et laminad peale, et kuidas need omavahel kokku käivad, et ei käi kokku, pole tarvis. Ja kui ikkagi, noh, kujutada ette sellist olukorda, eks ju, et ema on lugenud oma lemmikraamatut, eks ole, lapsepõlves 6-7-aastasena võib-olla ja vorstisai on sinna läinud tagurpidi peale, sinna kuskile keskele, eks ole, ja kui see ei ole nagu kriitpaber on ja siis ta on selle mõnusalt selle vorsti laigu sinna sisse ka võtnud. Ja kui ta seda siis loeb 25 aastat hiljem oma tütrele näiteks või 30 aastat hiljem oma tütrele või pojale, et siis ta täpselt mäletab, et võt selle koha peal ja see oli täpselt see koht ja siin ma sõin seda vorstisaia ja nii edasi ja tütar mäletab seda ja see on ka nagu põlvkondlik järjepidevus ikkagi ja raamatud kannavad seda kaasa ilusasti. Ühesõnaga, lugedes võite süüa vabalt. Minul lihtsalt seostub veel see sellega, et meil on mingisugune igavese nooruse ihalus, et kuidagi see, et need raamatud justkui peaks igavesti ilusad ja uued olema, et see nagu natukene samasugune, et tegelikult on väga okei, kui sa näed, et seda on loetud ja et ta on vana raamat ja mulle meeldib tegelikult see vana raamatu lõhn. Ma arvan ka, et hästi palju taandub selle, et kui me katsume, et kas meil on nagu hea tunne, et me ühe raamatuga käisimegi Ulla juures lastekirjanduse keskuses, meil oli kirjastuse pool, autori pool, Ulla ja kujundaja, me lihtsalt katsusime, need raamatud olidki kapsad seal enamus, eks ju, aga et mõnega sa tunnedki, et ja siis kujundaja kõrval ütles, et vaata see paber, ma ei tea, kumab läbi, eks ju, et sa ei oska veel niimoodi hinnata seda võib-olla autorina, aga et kui piisavalt mitu inimest on koos ja me lõpuks ikkagi kõik taotleme seda tunnet, et meil on nagu raamatuga hea tunne tegelikult, et me ei oska neid parameetreid, neid munkenproosi, mis iganes need mõisted on, et me ei oska neid nagu enda jaoks tõlgendada, aga me teame tegelikult. Ja ma arvan, et kui neid inimesi on rohkem selles koostöös, siis see pilk on natuke laiem, võib-olla tekib mingisugune diskussioon, isegi mitte vaidlus, aga pärast on kõigil nagu hea olla, et see ei ole see, et kes on õige mees, vaid et kuidagi, kuidas me jõuame sinna, et meil on nagu hea raamat kätte vahel. Tõsi. Ma tegelikult, Marje, tahtsin sinu käest veel kuulda aga selle raamatu kaane kujunduse kohta, et praegu me rääkisime materjalist hästi palju, aga et raamatu kaas võiks olla ju ka äge, on ju pilku püüdev, nii-öelda müüv, et see minu arust on küll aja jooksul muutunud, see Eesti raamatu kaas, ma mõtle Eesti raamatu, vaid Eesti raamatu kaas. Eesti raamatu kaaned ei ole muutunud aja jooksul. Siiski on paremaks läinud ja aga ma siin mäletan 90-ndatel olid ikka päris huvitavad kaaned. Ei olnud sugugi sage, kui naise paljas ülakeha oli nii mõnelgi kaanel, isegi kui ta otseselt sinna ei puutunud. Lihtsalt, et silma hakkaks. Kuidas? Lihtsalt, et silma hakkaks. Jaa, lihtsalt silma hakkaks, jah. Isegi pigem, kui ta sinna ei puutunud. Jaa, just. Et see on nagu paremaks läinud, et ei ole nagu vaja enam seda sinna kaanele panna, et saab teistmoodi ka. Nojah, ma mõtlesin natuke selle kaane teema üle enne ka
ja siis ma nagu üldiselt mõtlen nii, et kaane eesmärk on ju eristuda ainult. Et silma hakkamine ongi see, et ta eristub teiste seast. Et see mind on kogu aeg kuidagi tekitanud see küsimuse see, et me peab tegema justkui žanrisse või et kokaraamatud on sellised. Et noh, et kuidas see siis, jah, et kuidas see mõjub tegelikult? ma mõtlen, et äkki kaane nagu eesmärk, kui ma mõtlen autorina, on kuidagi anda edasi see essents nagu, noh, see nagu mingisugune sõnum, mis sealt raamatust tuleb, et mitte ainult eristumise, eks ju, aga et see ongi nagu illustraatori siis või kujundaja ülesanne, et kuidas sa selle essentsi nii hästi edasi annad ja kas sa tajud seda samamoodi nagu autor tajub. Ja teine asi on veel see, et tihti tahetakse, et kaant tahaks juba kohe alguses nagu kujunduseks, et noh, et siis saab müüma hakata või eelmüüki tegema, aga tegelikult see kaas on selline asi, mis nagu kujuneb raamatu kujundamise lõpufaasis alles, et siis sa saad nagu kõige rohkem ja kõige sügavamat aru, et mis see sisu on, et see üldse sinna peegelduks kaane peale. Ja tegelikult selle eesmärk on jah, sisu näidata. Ja see on tõsi, et ma teen ise illustraatorina ka kaane kõige lõpus. Kuidas sul on, Anne? Kui on täis illustreeritud raamat, siis kuskil jah, mingi stseen või pilt hakkab rohkem kõnelema ja juba hakkad ette kujutama, mis seal nagu kindlasti võiks olla ja kuidas ta vaatajaga räägib. Aga siis olen teinud ka väga palju lihtsalt ilukirjandusele raamatu kaasi, kui kirjastus tellib. Ja minu meelest on nii äge töö, sellepärast, et õnneks, ma ei tea, Eesti kirjastused nad ei nõua niivõrd sellist, et see peab müüma läbi kaane. Et mina lähenen sellele nii-öelda taustalt ju disainer, graafiline disainer ja see on nagu minu jaoks nagu plakatikunst tegelikult, kus sa pead seda ühte sõnumit proovima visuaalselt väljendada, et mitte seal ei ole pikk tekst, et ma ei tea seal kaitske Eesti metsasid, ärge raiuge neid, sest ette, eks ole, vaid et see üks visuaal ja see on see niisugune nagu trikiga mõtlemine, et kuidas läbi mingisuguse väikse võib-olla nüansi anda edasi see trikk, aga sellest sa pead muidugi aru saama kõigepealt, mis selle raamatu trikk üldse on, eks ole, see ja see kõik kokku on minu meelest nii mõnus, intelligent, niisugune, ma ei teagi, niisugune ajuvõimlemine või? Ja alati ei tule muidugi selles mõttes, et jääb lahjaks ja siis sa lähed ikkagi mingisugune rohkem klassikalise sellise kujundusvõtte peale. Aga niimoodi on seda küll väga tore teha, aga siis on jah, need žanriraamatud, on nad siis kokaraamatud või töövihikud, kus seal pole Krimikirjandus. Jah. Nuga. Jaa, aga krimikirjanduses praegu Eiko Ojala teeb väga ägedaid, eks ole. Ja, aga tema on tõesti nagu selles mõttes, noh, tal tahab neid šedöövreid küll nagu, ma ei tea, Vändrast saelaudu, ma ei tea, tal on mingi teissugune mõtlemine. Võiks mõelda, et jah, ei pea olema alati ühtemoodi, aga see on muidugi sellepärast head eristuvadki. No just. Jah. Aga jah, vabandust. Kui ma vabandan ka, poes käisin ja vaatasin, siis mul hakkas õudselt silma, et palju on AI-ga tehtud kaane kujundusi. Ja ma tahtsin just öelda, et kui sa ütlesid, et sa alati ei taba, et äkki see AI maailm liigub ühel hetkel natuke paremasse kohta, kui see, kes annab selle prompti, tabab selle ära, mis ta küsib, eks ju, et äkki see kehvad asjad tulevad sellest, et ei osata veel kirjeldada, võib-olla ei ole süvenetud sisusse, ma ei tea. Ma olen niisugune lootusrikas. Ega AI ei ole selles mõttes disainer, AI on samamoodi tehniline töövahend, et sa saad sellega igasuguseid asju teha, kui sa nagu sellesse panustad, kasutad seda nagu, kasutadki nagu pliiatsit või mis iganes programmi on ju, et sa ei, tal ei tasugi lasta ise mõelda, kuna ta ei mõtle ise. Võib-olla tõesti, et pigem peab selle joone vahele tõmbama, et kas seal on see kunstnik tagalt, kes mõtleb või siis on lastud, et mul on vaja neid ja neid asju kaanele, et teinud üks pilt sellest ja siis lähebki. Nojah, et kaast on tegelikult informatsioonikandja, et sa pead saama sealt selle informatsiooni kätte, et mis mind nagu häirib tihtipeale nende raamatukaante juures poes vaadates näiteks või messil ükskõik, et kui informatsioon ei ole nagu kättesaadav selle kaane pealt, kui on näiteks see pealkiri kaob sinna selline pildi sisse niimoodi ära, et sa ei suuda seda nagu sealt välja lugeda või on see käsitsi kirjutatud vaevu loetavas
vormis või see autori nimi on sinna kuidagi visatud kuidagi lihtsalt niimoodi, õigus, meil oli autor ka või et no ühesõnaga minu jaoks on hea kaas selline, mis on nagu tabab seda pointi, aga samas on ka hästi loetav. Ma ei tea. Olen rääkinud. Mul on endal lisaks paberinäidistele ka hästi palju raamatunäidised, mida on alati külastajatele hea näidata, kui mingit projekti luuakse, et tihtipeale nagu ei teata, mis võiks, inimesed ei tea, mida nad ei tea, ütleme nii, et on võimalusi ja variante ja kui sa nagu ega need raamatukohas iga päev ka ei kujunda, et mida võiks kasutada. Ja siis ongi, et mul on nad riiulisse ära pandud ja teinekord ma tean, et mida ma tahan näidata. Ja kui ongi selline raamat, millel on see selg üsna tavaline, ma vaatan 10 korda ühte kohta, ma ei näe, siis läheb klient ära, siis ma leian selle raamatu. Aga need raamatud, millel on ka see selg tehtud selline, et sa tunned ära kohe teiste raamatute seast, et neid on lihtsam leida ja tegelikult on ju sama raamatupoes. Kui te lähete üksikud raamatud pandud esikaanega, enamus on ju seljaga. Et see selg on ka väga oluline osa raamatust, et ta oleks eristuv nähtav. Kui ta on väga kirju, siis ongi teda raske leida. No samamoodi kodus endal, palju sul on neid raamatuid, mis sul on näoga nagu nii-öelda vaataja poole ja väga vähe. Aga kas oled lemmikumad tähele pannud, et see vist sai alguse äkki IKEA-st aastakümneid tagasi, kes hakkas lastetubadesse tegema seda kitsast riiulit, et panna illustreeritud raamatud hoopis näoga ja saad neid vahetada, laps saab teha oma väikest galeriid seal ja minu meelest see on nii armas mõte. Et just nimelt mitte peita seda, et kui seal on raamat ja seal on nii suur osa on pildil, eks ole, et seda siis näidatagi juba ka interjööris või et olla, et see on sinu keskkonna osa, et mulle väga see pööre meeldis ühel hetkel vaadata, et niimoodi on hakatud lastetubades raamatuid eksponeerima. Ja see on väga tore. Eriti kuna meil ilmub aina rohkem ja rohkem ka pildiraamatuid viimasel ajal, et ega see ju nii vana trend ka nüüd pole. No jah, ja ikkagi, et ma arvan, et ikkagi enamus peredes saab väikelapse niisugune kunstiga sõbraks läbi raamatute enne kui muuseumis või näitusel. Ehk siis, et see on oluline, missugused kunstnikud sel lapsel juba varases lapsepõlves lähedal on. Ja siin võikski olla, et on väga palju erinevaid. Tegelikult, et ka see on ju, sellel on mõte, kui laps oskab selekteerida, mis talle ei meeldi, eks ju, et siis ta teab tulevikus rohkem, mis tüüpi asjad talle meeldivad, et ühesõnaga anda talle hakata, see on võimalus kujundada isiksust, et sellepärast tasub igal juhul lapsed ümbritseda nagu mitmekesiste raamatutega, kus nii-öelda lisaks tekstile oleks pildi osakaal suur ja mitmekesine. See on väga hea point. Ja siin mitmekesisusest rääkides, et meie oleme siin nii-öelda vanad tegijad, aga kuidas saab nagu uus alustav illustraator jalaukse vahele, kui meil on siin ka illustratsioonifestivalil hästi palju illustraatoreid, kes võib-olla ei ole veel raamatut illustreerinud, aga tunnevad, et nad täitsa tahaks või neil oleks see kutsumus olemas. Et kuidas nad saavad alustada või samamoodi alustavad kujundajad, lõpetavad kooli, mida nad peaksid tegema? Mul on hästi hea meel, et sa selle küsimuse siia õhku viskasid. Mina ei tea, kas siin paneelis vastust on, et võib-olla on see vastus siin festivali korraldajatel. Igal juhul on nad juba ukse paotanud, aga see on tõesti nii, et ma ise töötan koolis, ülikoolis ja see on peaaegu igapäevane lugu, et kui kooli uks selja taga kinni läheb, et mis on see järgmine uks, et mitte kõigile ei avane nad automaatselt, eks ju, aga et mis on need võimalused, et kuidas sellesse maailma, millest me täna räägime, et kuidas sellesse saaks jala ukse vahele, et siinkohal tervitan kõiki, kellega olen ühes klassiruumis olnud, et te olete kõik väga ägedad ja teil on igal juhul uks on praokil, kui mitte juba peaaegu lahti, kust saab sisse pugeda, aga et mida need noored saaksid teha ja kuhu minna, kuhu pakkuda, tean kirjastuste poole pealt, et portfoolioid saadetakse, eks ole,
aga ega need samamoodi kõrvale tõstetakse, sellepärast et ega kohe ei ole ju mingisugust teost pakkuda ja nii mugav on tegelikult juba sisse töötatud tegijatega koostööd teha. Aga minu meelest võib-olla vaatame Anti poole, et sina ka ütlesid, et just festivaligi on sul võimalus ja sina tahaks katsetada pigem just uute tegijatega, mitte alati nende vanadega. Et äkki sinul on mingi hea mõte? Ei, väga ei ole, ma olen ise küll leidnud näiteks endale konkreetselt ühe illustraatori õpilastööde näituse kaudu, Pallase lõputööde näituse kaudu just nimelt Anna Ringi. Ma tahaksin näha rohkem avalikke väljapanekuid, nagu näitusi tahaks näha. Ei ütle ära muidugi ka portfooliotest, kui neid saadetakse mulle näiteks, kui siis kirjastajale, eks ole. Aga nojah, ma arvan, et ka selline, kui ikkagi on, ma ei tea, kas selline, ka just nimelt nagu kunstnikupoolne initsiatiiv, eks ole, see ka teinekord toimib ja ma arvan, et seda võib-olla nagu ei ole nii palju, aga võiks rohkem olla. Näiteks kui sa mainisid Kivirähki Ulla siin varem, eks ole, siis jah, Kivirähk ütleb ei, aga sellepärast ainult, et tal on Heiki Ernits on ja. Kui ühe korra ta on ütlenud ka jaa ja see oli Tilda ja tolmuinglitega või ingliga, eks ole. Ja just nimelt seal initsiatiiv tuli konkreetselt selle kunstniku poolt ja Kivirähk, eks ole, kirjutas talle jutu valmis. Anti, ma pean ajaloolise vea siiski parandama, ma tunnen praegust, et ta on ka mulle jaa öelnud. Ja... laske käia. Õigus, kas see oli Konna raamatuga? See on Konna raamat. Just. Ja tegelikult haakub võib-olla selle sama teemaga, et olin just ise kooli lõpetamas ja diplomitöö teemat otsimas ja graafilise disainerina kõik kursavennad ja õed lõpetasid kas graafiliste identiteetidega või tegid mingile asutusele mingid sildid ja viidandust. Siis ma tundsin appi, et ma ei taha nii kuidagi, see tundus nii kuiv ja igav. Ja siis ma mõtlesin, mida teha on ju, et teeks mingisuguse muinasjutu mingisuguses võtmes. Ja lappasin kõiki neid 100 rahva lood, vaatasin, nad on ju kõik illustreeritud, et kust ma saaks loo, millel ei oleks seda näidist niimoodi ees. Ja Eesti Päevalehes kirjutas naljalugusid tollal, ma ei hakka teile seda aastaarvu ütlema, sest see oli nii ammu tagasi. Kirjutas mingisugune mees, A. Kivirähk on ju. Ja siis... Minu meelest ma vist kirjutasin või helistasin talle ja siis ta ütles, tema ei oska selle peale midagi kosta ja kutsus mu Kuku klubisse. See oli tollal siuke joodikute klubi ja siis sinna ma ilmusin ja siis ta ütles, et olgu, aga üle 1 A4 ta ei tee, et rohkem ta küll ei viitsi. Ja ma ütlesin, et rohkem pole vajagi, et sellest saab tehtud raamatu küll. Ja tegin siis tollal diplomitööks sellise raamatu, kus olid need niisugused nagu 3D pildid, et pöörad lehte ja siis nagu voldib ennast välja. Sina kindlasti tead, kuidas seda teha. Ja sai see töö tehtud ja suure entusiasmiga, nagu noor inimene ikka, läksin kohe kirjastustele pakkuma, sealt saadeti mind kohe minema, öeldi, et siukest hullu tööd ei hakka keegi sul välja lõikama. Ja sinna see jäi. Ja siis läks, ma ei tea, 10-15 aastat mööda ja juba tegin vist Varrakule raamatu ka, midagi sellist. Ja mingi jutu käigus ilmselt sai seda mainitud ja siis nad just, aga too see uuesti välja, et kui sa unustaks nüüd ära, et need on volditavad need pildid, et kui saaks need lamedalt tehtud, et siis võime selle välja anda. Nii et siiski üks lugu veel. Ma tahtsin Ullalt küsida, et kui palju see põlvepiku konkurss näiteks toob uusi ja värskeid tegijaid, et kas kuidagi rohkem äkki seda nagu kommunikeerida ja hõigata, aga sinna ikkagi peavad tulema juba koos autoriga illustraatorid? Ja põlvepiku konkurss on tõesti selline konkurss, kuhu saab siis autor ja illustraator või siis ühes isikus, autor ja illustraator, esitada oma käsikirja koos illustratsioonidega. Ja see toimub iga 2 aasta tagant ja see on avatud kõigile. Ja seda peab Eesti Lastekirjanduse Keskus koostöös Päike ja Pilv kirjastusega ja võidutööd avaldatakse kirjastuses Päike ja Pilv. Ja sealt on ka selliseid lugusid, et isegi kui raamat on esitatud konkursile ja ta ei ole saanud auhinnalist kohta, on ta ikka saanud avaldatud mõnes teises kirjastuses. Nii et sealt juba saab nagu selle mõtte käima, et sa saad juba nagu raamatu alguse sealt,
Ja ühel hetkel võib-olla sulle tundubki, et tegelikult see on väga äge raamat, ma tahaks seda edasi teha, ma tahaks seda lõpuni teha ja siis lihtsalt pakud mõnele teisele kirjastusele. Ja mis on võib-olla veel algajale illustraatorile minu arust selline tore hüppelaud, kus me võib-olla paljudki oleme alustanud oma illustraatori või ka kirjanikutööd, on meie suurepärased lasteajakirjad Täheke ja Hea laps, kuhu saab ka alati, soovitan väga saata oma portfooliot ja pakkuda, et või alustada kas või sellest, kui ei julge kohe saata, võtta mõni Tähekese lugu, mõned luuletused ja proovida neid ise illustreerida. Ja sa saad oma käe soojaks. Mina olen vabalt näiteks lapsena koppinud Raivo Järvi Tähekese töid ja see andis nii palju, sellepärast et sa õpid nagu teise illustraatori käekirja, kuigi sa ise kunagi ei oska ega ei taha ka joonistada nagu Raivo Järvi, aga sa õpid nagu selle käigus hoopis teistmoodi vaatama ja või mõtlema või et iga illustraator mõtleb nagu omamoodi. Et väga soovitan näiteks sellist käelist harjutust teha. Kuhu siis veel? Tuleb veel mõtteid, kuhu võiks veel. No ikkagi kirjastustesse võiks ikkagi saata, isegi kui nad ütlevad ei või siis ühel hetkel ütlevad võib-olla jaa. Et tasub olla järjekindel minu arust. Jah, ja samas on ju raamat läinud nii demokraatlikuks, et see ei pea olema alati suures kirjastuses, paksude kaante vahel, et tegelikult raamat võib olla väga õbluke siin nendes töötubades, mis tänagi on olnud, siin, kes siin esinesid, näitasid väga erinevaid raamatuid ja võib-olla hoopis niipidi läheneda, et leida see rahastus hoopis kuskilt mujalt ja ise välja anda ja siis on juba midagi näpu vahel, eks ole, et see ei peagi olema alati köidetud, see võib klammerdatud olla nii-öelda, et saab seda hinda allapoole, ma arvan, siin Tartuski on see Tüpo keskus, eks ole, kus on ka, et see raamat võib olla väga erineva formaadiga, et me Ulla sinugagi oleme olnud selles Tiny Book projektis koos, kus raamat võib olla selline, et ta on netis üleval ja ta on hoopis igal ühel ise välja prinditav ja kokku volditav. Et raamat võib alguse saada nii-öelda hoopis kergemini kui nende võib-olla kirjastuste ustele koputades ja siis on juba midagi endal nagu olemas ja siis on hoopis julgem tunne nii-öelda suuremaid ampse minna võtma. Ja siis võib-olla üks asi veel, et me räägime täna muidugi Eesti, aga Eesti on läinud ka väga avaraks, et tegelikult ei pea piirduma ainult selle Eesti kirjastusega, et teinekord nii-öelda maailmas ringi rännates, kontakte omades võib avaneda veel hoopis kuskil mujal see uks, et seda ka mitte välistada. Et olla julge proovima ka mujal, et Eesti on selles mõttes jah, et meil ei ole oma agente illustraatoritel, kes teevad muidu päris palju tööd ära, kui illustraator läheb kellegi agendi nimistusse, et ta proovib teda siis müüa ja niimoodi vähemalt siin Põhjamaal illustraatorid tegelevad. Aga võib ka ise näiteks, kui siin nimetati ajakirju, mis on väga toredad, aga ajakirju on ka mujal ja illustreerimiseks sa ei pea olema selle riigi kodanik või selle rahvuse esindaja. Et siin juba mainitud Eiko Ojalagi, kes hakkas ise, eks ole, ja täna ta on üle ilma kõige suuremad meediaväljaanded, mis te oskate nimetada, Eiko pildid on seal sees olnud vähemalt, nii et jah, et mõelda suuremalt, kui vahest see üks kast jääb väikseks. Ja kindlasti rahvusvahelised konkursid, et ma siin paljudele saadan ka keskuse poolt sellist infot, et just rahvusvaheliste illustratsioonikonkursside kohta, et osalege ja saatke ja isegi kui te ei saa sealt mingit kohta, kas või jääte viimaseks, vähemalt teil on see kogemus olemas ja te õpite sellest, et järgmine kord teete paremini ja kes ei tee, see ei saa ka mitte midagi, nii et alati tasub pigem teha, isegi kui tundub, et sa oled see ainus loll, kes mitte millestki aru ei saanud, aga järgmine kord saad paremini aru ja ma olen samamoodi muuseas alustanud minu esimene raamat, mille nimi oli mitte ainult Pruun, mis oli Kalamajast muuseas ja see oli selline värvimis- ja tegelusraamat ja selle avaldas üks Hispaania kirjastus ja ma ise saatsin selle neile ja neile see väga meeldis, nii et maailma valla inimesed, et
et ärge tõesti mõelge ainult Eesti keskselt, et neid kirjastusi on maailmas väga-väga palju ja hea illustratsioon, hea tekst müüb alati. Mul lihtsalt selle Eiko Ojalaga seoses tuli Vahram meelde, kes ühel kunagi mingi Artist Talkil ütles minu meelest, ma loodan, et ma mäletan õigesti, aga et kuidas ta sai jala ukse vahele nendele suurtele väljaannetele, ma ei tea, võib-olla Eiko tegi sama, aga lihtsalt kirjutas tuimalt palju saatis oma töid ümbrikutes. et see on siuke nagu õnne küsimus, aga noh, ilmselt võib sellega väga suur töö taga olla, et sa ikkagi saad sinna jutule lõpuks. Ma tahtsin sama öelda, et esimese ei peal ei tasu pettuda, et kõik ju teavad seda klassikalist J.K. Rowlingu näidet, eks ju, et kui palju pidi ta saatma Harry Potterit, et saada ja autorid kogevad seda ju tegelikult nagu teksti kirjutad samamoodi, et neid eisi ju tuleb. Et lihtsalt edasi kütta. Ja ma mõtlesin ka siin selle peale, et kas Eestis meil siin oleks vaja nagu noortele illustraatoritele ka mingit sellist, ma ei tea, ala mingit mentorprogrammi, et umbes nagu vanem õde, vanem vend, et kes lihtsalt oskab võib-olla vastata mingitele esmastele küsimustele, et kuidas teha midagi või et kuidas kas või tehniliselt lahendada mingeid asju või ma ei tea, kuidas illustreerida nii, et teksti jaoks ka ruumi jääb või nagu mis iganes nagu küsimusi, mille peale sa ei pruugi nagu ise tulla. Väga äge mõte ja miks ainult illustraatorid, teeme kirjanikega seda sama ja et see mõte siit maha ei veereks, et äkki festivali korraldajad, et koputage uuesti meie südametunnistusele ja et sellest sünniks ka midagi jätkuvat, et see nii-öelda täna õhtuga see festival ei lõpeks, et äkki tekiks tõesti mingisugune, noh, nimetame siis jah, seda mingisugune mentorprogramm, eks ole, et kus annavad üles need, kes oleks nõus jagama oma teadmisi ja need, kes sooviks neid saada, et mingi kohtumiste hulk võiks ju olla. Et jällegi tuleb ära proovida, enne ei tea, kas sellel on edu. Ja ma omalt poolt natukene teisest žanrist, aga tõlkijatel näiteks on säärane mentorprogramm olemas Eestis, eks ole. Meistri ja selli programm, see kestis küll aasta või paar ainult, rahastus vist ei jätkunud, aga sealt oli päris palju häid tõlkeid, suurem osa neist on Loomingu Raamatukogus ilmunud, mina olen ise olnud siis tõlkijana, on mul olnud 3 selli. Ja võin omalt poolt ütelda, et ma arvan, et seda annab üle kanda ka nagu kunsti ja illustratsioonisfääri, et see, kui sul on, kui sa oled kogenud, ütleme, et julgustamaks siis neid kogenumaid illustraatoreid, et see, kui sul on õpilane, kui sa ei ole kunagi pedagoogilist tööd ka teinud, eks ole, et kui sul on keegi õpilane, kes küsib sinu käest, et miks just nii ja miks just naa, siis see paneb sind tegelikult, see aitab su enda tööle tulevikus ka väga palju kaasa, sest sa pead mõtlema hakkama mingite oma valikute peale, et tõepoolest, miks nii ja kas ma suudan seda seletada, et miks nii on hea ja miks nii ei ole hea võib-olla, sest muidu üldiselt see on ikkagi, seal on nii see töömaht, mis on sellel meistril, see on tegelikult ikkagi väga suur ja see on suuresti ikkagi nagu missioonitöö, ma võin nagu selle tõlkeprogrammi pealt ütelda, aga see annab väga palju tagasi ka sellele meistrile ja sellile kindlasti annab. Aga siis viskame selle mõtte õhku, et ühel hetkel võib-olla teostub mingil moel. Aga jaa, et sinna põlvepikule soovitan saata, see aasta on juba hilja, aga 2 aasta pärast jõuategi ilusti mõtiskleda, leida omale võib-olla illustraator või kirjanik, kellega koostööd teha. Aga samamoodi on ka sellel samal Bologna messil, millest me siin varem rääkisime, sinna tasub saata oma töid kindlasti sellele näitusele. See muuseas veel konkurss on avatud äkki 13. novembrini. Vaadake Bologna messi leheküljelt. Sinna saab saata ka raamatuprojekte, ei pea olema valmis raamat, ilmunud raamat. Eriti julgustatud on üliõpilaste tööd. Neil on ka oma eraldi kategooria vist isegi seal, et kus nad saavad kandideerida. Ja siis on
ka selline, ühesõnaga kirjutage mulle illustraator, kui te ei ole veel minu nimekirjas, siis andke mulle märku ja siis panen teid oma nimekirja ja hakkan teile saatma igasugu konkursse, informatsiooni ja värki, on ju? Aga on veel küsimusi äkki tekkinud vahepeal, mõtteid, kaasaelamist, rääkimist? Kõik on meiega nõus. Jaa, muidugi. Aitäh! Ma ei ole ennem käes hoidnud, kas ma hoian õigesti. Et olen noor illustraator ja siis ka autor, kellega ma tegin koostööd, on noor autor ja siis meil ilmus eelmine sügis meie esimene raamat, illustreeritud lasteraamat. Ja siis meil oli kogemus esiteks kirjastuse otsimisega, siin te ka mainisite, kui palju tuleb eisid. Ja lõpuks kirjastuse nime ma ei ütle, aga kirjastuse me leidsime. Aga on selline huvitav kogemus, et jah, me tegime illustratsioonid, valmis tekst, oli ka valmis küljendus, küljendaja oli ka meil ilusti. Aga saatsime kõik ära ja siis järsku kirjastaja siis saadab meile valmis raamatu. Et trükikojaga mingisugust suhtlust ei antud, ei olnud, küljendajaga edasi räägitud, teda nagu mingisuguseid nagu mis paber või milline see välja näeb või mis iganes. Sellest nagu üldse nagu seda suhtlust meiega ei peetud, see oli käinud kirjastaja ja trükikoja vahe nagu ja meid jäeti täiesti välja. Ja mis sellest ka selgus oli see, et lõpuks nagu see lõputrükk, no illustratsioonid on natuke tuhmid, paberivalik ei olnud halb, aga oli tuhmid ja ka küljendaja tööl oli natuke tehtud seda, et ma nüüd küljendaja oskas seda paremini seletada, aga see, kuidas oli köidetud, ta oli kõik ilusti joondatud, aga see joondasus natuke väljas, et asjad, mis oli keskel, on natukene kas vasakule või paremale. Et siin ongi see küsimus, et kas soovitada midagi, kuidas seda vältida, kas saaks midagi nagu ka nõuda, et kas nõuda näiteks konsultatsiooni trükikojaga või siis ka näiteks seda proovivarianti siis kirjastuselt. Et mis teie mõtted on sellega seoses? No, äkki Anti siis ütleb pärast, aga ma pigem ütleks, et see ei ole tavapärane, et koostöö on ikkagi üks märksõna ja hästi ilus asi. Et samas ma arvan, et autoritena te ei peagi trükikojaga otse suhtlema, selleks ongi professionaalne kujundaja või küljendaja, aga kindlasti see, et millised materjalid valida, seda tuleks teha koos ja kindlasti autorid peaksid andma kinnituse enne siis trükikotta minekut, et see on hästi normaalne, eks ju. Ja eriti illustraator ja kujundaja selles mõttes, et see nagu kui fail läheb trükikotta ja tehakse tihti proovitrükk või vahest tehakse proovitrükk. Pigem vahest. Nõudmisel tehakse, eks ju, see maksab mingi ka. Tavaliselt tehakse digiproof. Jah, digiproof. Et seal on ka näha neid värve, aga tasub nõuda, tasub küsida, et me tahaks näha ka seda faili ennem, kui see trükki läheb. Et loomulikult on väga lihtne üle sõita algajatest, et seda tehakse tihti, et see on kurb, aga nagu tasub teada oma õiguse, et kui see on autoritena teie raamat, siis teil on õigus öelda sinna oma sõna sekka. Mina ütleks lihtsalt, et võib-olla juba kui pöördudes kirjastuse poole saab autor ju ka öelda, et ma tahan olla kaasas sellega ja kui iga üks meist ütleb seda, et siis levib ja need kirjastused ei saa niimoodi üle sõita. Ja siinkohal ma kuulsin, et tuhmid pildid, et erinevad paberid tahavad erinevat trüki ettevalmistust ja erinevate profiilide kasutamist ja kui keegi kuskil seda teeb, siis tulebki selline tuhm pilt, et sa pead ikka olema protsessi juures ise ja arvestama siis selle paberi omapäraga, kuhu trükitakse. Aga seda juhtub tihti, mul ütlevadki kujundajad ka, et mult võetakse see ei puuduta raamatut nüüd, aga muidu asju, et tellitakse töö ja keegi siis kuskil otsustab selle trükkimise üle, et ma ei saa üldse kaasa rääkida, et siis ei saagi head asja sündida. Meie näiteks kujundajatena oma väikses büroos ütleme ka alati nagu alguspäev, me tahame olla nagu täiesti 100% kogu protsessi juures, et
kuni trükikojani välja, et nagu ka paberivalik ja kõik, et see ei oleks meie eest ära tehtud enne. Et on selliseid kirjastusi, kes teevad mingisuguse tüüplahenduse järgi, neil ongi see sinine paber seal ja mingi lamineeritud kaas. Jah, aga et see tegelikult peaks olema rätsepatöö ikkagi. Et mina usun ka, et kõik need asjaosalised peaksid alati CC-s olema, eks ole, kui mingid meilid ringlevad ja nii edasi, isegi kaasa arvatud kirjanik näiteks, autor selles mõttes, teksti autor, sellepärast et tema kui kunstnikul on nagu copyright, eks ole, illustratsioonide peale ja kui need ei ole seda värvi, nagu tema need lõi, siis tal on õigus protestida, eks ole, aga kui kirjanikul näiteks, eks ole, see tekst on loetamatu, siis ka temal on õigus protestida, eks. Ma vist pean nagu selle värvi ja trüki osas natuke oma vaadet ka omama, et seal on üks tööetapp, mis jääb päris paljudel tegemata, see trüki ettevalmistus. Et sellest vist isegi ei teata nii hästi, see on paremaks läinud aastatega. See haakub selle ühe sinu küsimusega, et kunagi oli see väga hull, aga nüüd on nagu, ilmselt on paljud seda õppinud juurde ja masinad on paremaks läinud, paberid osatakse valida ja arvestada ja Kersti on oma koolitustega suurt tööd teinud seal Antalises või Pabrikus ja et see kõik on nagu paremaks läinud, aga siiski see töö on nagu, mis tuleks planeerida, kui sul on illustratsioonid, mille värvid peavad õiged tulema, siis see, kes selle trüki ettevalmistuse teeb, see peab teadma, mis ta teeb. See ei käi niimoodi, et sa lihtsalt paned need pildid sinna sisse ja saadad trükki ära. Et sinna käib selline töötluse faas, kus mõeldaksegi läbi, mis numbritest need värvid koosnevad. Et trükimasin ka aru saaks sellest. Kas käsitsi tehtud illustratsioonide puhul või pigem soovitad näiteks reproduktsiooni ehk siis ülespildistamist või rohkem siis näiteks skännimist, et kumba soovitate? Vabandust. See oleneb võib-olla ka tehnikast, et näiteks kui on väga reljeefne tehnika sul, kui sa oled teinud näiteks paksude õlivärvidega ja sa näiteks siis tasub ikkagi pildistada, sest see skänner vajutab selle lihtsalt lömaks, eks ju, et see oleneb ilmselt ka sellest tehnikast, aga ma ei näe põhjust pildistada illustratsiooni. Minu meelest on tänapäeva skännerid nii head, et neid saab skänneerida. Mina jälle ütleks, et minu meelest on päris lihtne pildistada. Et kui on see välkudega stuudio olemas ja on võimalik mõõta seda valgust no, kui on sellist eelarvet. Aga skännerid on ka väikesed, et kui sul on näiteks A3 illustratsioonid, siis seda A3 skännerit on nagu raske leida. Ma ei tea, võib-olla sul on. Tallinnas on üks väga hea. Aha, no et näed üks, eks ole. Seal me käime kõik seal. Jah. Sellepärast. Nojah, ega teil lõpuks ei ole vahet, et tegelikult see tulemus peab ikkagi mõlemal juhul hea tulema. Täpne ja mõõdetud, et see ei ole siuke suvaline protsess. Aga jah, kohe algusest peale nagu nõuda kaasatust, et see, nagu me siin juba korduvalt mainisime, et see koostöö on see, mis teeb nagu selle hea toote, et sinna pole midagi teha, et kui ikkagist see on kõigi huvides, et ilmuks nagu hea asi, et illustraator on rahul, kirjanik on rahul, kirjastaja on rahul, kujundaja on rahul ja samamoodi nagu ostja, et see on kõik teeme nagu ühte asja ja kirjastaja nagu saab selle raamatu maha ka müüdud ja saab natukene tulu ka, et uusi raamatuid teha, siis on nagu kõik. Vist juurutaksin aina rohkem seda sükest võtet ka, et kui on oluliste illustratsioonidega raamat, et siis tehagi see päris proovitükk, mingi üks poogen. Et kui mõelda, et kui kallis on tegelikult raamatu väljaandmine ikkagi nagu tuhandeid ja tuhandeid eurosid, et siis see proovitrükk selle juures on võib-olla seal 200 eurot, et päris selle paberi peale selles samas masinas kõik ja siis sa näed, et kas see tuleb nüüd see, mis ma ootasin, sest ekraanilt võivad asjad näha välja hoopis teised, kui see päriselt tuleb. Mitte ei või, vaid näevadki 2 eri värvisüsteemi, eks ju, et üks on tagalt peegeldav valgus ja teine on kokkutrükk must, et see ongi eri süsteemid ja näevad erinevad, et sellega peab ka arvestama.
aga sellega saabki, kui sa ette tead, eks ju, et mis paber tuleb, sa oskad juba ette arvestada, milline tuleb see värvides ära seal ja saad vastava paberi valida, kui sa tahad, et su värvid oleksid säravad. aga isegi nende kirjatüüpide ja kogu selle kujunduse üle otsustamine on nagu paberi pealt õigem kui see, et ekraanilt vaadata mingis suuruses, mida sa isegi võib-olla ei taju ekraanil, et kui sa lased selle õiges suuruses printida, siis hakkad nagu aru saama, et kuidas see loetavus on ja et see proovitrükk on vist üks asi, mis paljud asjad lahendab. Veel kellegil mõtteid, ideid? Aga me ei tule vist, tundub. Kas tõmbame siis otsad kokku? Väga tore oli teiega, aitäh, et leidsite aega rääkida meie kõigi jaoks nii olulisel teemal ja loodan, et teil oli huvitav ja lõbus kuulata ja tore ja saite uut infot ja uusi mõtteid ja innustust ehk ka jätkata oma sellel üliraskel erialal, mis on siiski nii rõõmustav. Aitäh teile kõigile!